Tere, tere. Ja täna räägime siis number 9-test. Teie olete siis selles suhtes, kui nüüd niimoodi võtta, 1-9, siis numeroloogias arvutatakse erinevat moodi, aga selline kõige lihtsam arvutus on siis 1-9. Ja te olete siis viimane energia ehk siis kõige-kõige võimsam energia. Te sisaldate sellest 1-9 olevad need 8 energiat kõik kokku. Ja see on selline lõpuringi ja vaimse küpsuse arv. Ehk siis teie, kes te olete sündinud siis 9, 18, 27. Ja see energia kannab siis endas sellist universaalset armastust, kaastunnet, andestust ning oskust ka lahti lasta sellest siis, mis on oma aja ära elanud. Ja number 9 energia ei ole selline kiirustamise energia, et see energia justkui teab, et igal lõpul on oma mõte ja igas lõpus peitub siis mingisugune uue alguse seeme. Ja inimesed siis, kes on sündinud 9, 18 ja 27 kuupäeval, on sageli selliste vanade hingede kandjad. Ja te tulete siia ellu kogemusega, mis ei mahu tihtipeale siis sõnadesse, kuid see elab siis teie pilgus, tundlikkuses ja sügavas empaatiavõimes. Ja teie ehk siis nemad, kes on siis sündinud 9, 18, 27, tunnevad maailma peenemalt ja märkavad valu ka seal, kus teised veel võib-olla naeratavad, võib-olla peidavad mingisugust oma tundeid naeru taha. Ja teil on selline loomupärane soov aidata teisi inimesi, toetada. Te näete iga inimese sinna sügavusse ja te olete väga sellised tundlikud inimesed, suure südamega ja teistsuguse arusaamaga sellest elust. Ja te oskate näha seda tervikut, mitte ainult detaile. Ja te hindate inimesi mitte selle järgi, mida nad räägivad, vaid pigem te nagu mõistate neid inimesi hoopis teistmoodi. Ja samas teie üks olulisemaid õppetunde on see, et kaastunne ei tähenda eneseohverdust. Et see nõuab tegelikult armastust rohkem iseenda vastu, et ei kaotaks iseennast. Ja miinuspoolel siis liikudes võib number 9 energia kogeda siis sellist sisemist väsimust, ehk siis teie, kes te olete sündinud seal 9, 18, 27 ja pettumust või sellist vaikset kurbust ja tekib tunne, et te annate justkui nagu rohkem, kui saate või et teie headust ei märgata ja seda ei väärtustata. Ja te võite kanda endas selliseid vanu haavu, lahendamata lugusid või sügavat igatsust, mida on siis raske seletada. Ja mõnikord väljendub see siis sedamoodi, et te justkui eemaldute mingist olukorrast, olete võib-olla sellises, kuidas ma ütlen, sügavas üksinduses, melanhoolias või siis sulgete oma südame, te ei räägi nagu sellest, seda välja teistele, te ei näita, mis teie sees on. See on justkui selline kaitsekiht teile endale. Ja see seisund ei ole siis karistus ega ebaõnnestumine, see on selline märguanne teie enda hingelt, et on aeg pöörata see hool ja armastus iseenda poole. Ja number 9 energia vajab sellist vaikust, enda tunnetamist, enda olemasolu ja samamoodi ka sellist, kuidas ma ütlen, see nõuab teilt hästi palju selles suhtes, et aru saada, mis teie sees toimub. Ja kui sa lubad endal puhata ja lahti lasta sellisest süütundest ja päästja rollist, et siis avaneb tegelikult ka teisse selline valguse pool, et tihtipeale te arvatavasti tunnete, et te peate kogu aeg kõike tegema, et kui teie ei tee, siis kes see siis veel teeb. Et teie ühendate inimesi oma südame kaudu ja te ei ole tulnud siia maailma ainult iseenda pärast, vaid selleks, et tuua inimeste vahel rohkem mõistmist, pehmust ja ka arusaama, mis enam ei toimi ja mis toimib. Ja teie kohalolu aitab siis lõpetada neid mingisuguseid teatud vanu tsükleid nii teie elus, äh, siis nii isiklikult kui siis ka kollektiivselt, kus kohas te ka siis ei viibiks. Ja te tunnetate seda tegelikult väga hästi, et nüüd vestlusõhtutel ka, kui ma olen ise isiklikult kohanud nüüd teid seal 9, 18 ja 27, siis te olete võrratult huvitavad inimesed. Te naerate tihtipeale kaasa, aga samas
te olete väga sellised nagu mõtlikud. Et miks ma neid ka vestlusõhtusid teen, sellepärast et mulle meeldib igaühega teist energeetiliselt siis rohkem tuttavaks saada. Seepärast, et nii nagu ma räägin siin videotes ka alati üleüldist infot, seepärast, et alati meid ju kõiki mõjutab nii kuu kui aasta, elude number ja kõik hingemissioon ja kõik asjad, mis seal on. aga see üleüldine number, siis see päev, millal te olete sündinud, siis see mõjutab meid kõiki, tahame siis või me ei taha. aga lähme siis nüüd edasi, vaatame siis number 9 päeval sündinud. ja sina oled selline vaimne sulgeja, kaastunde allikas ja number 9 on selline viimane üksik number, mis tähendab tsükli lõppu ja lõpetamist ja andestuse ja andeks andmise õppimist, eelkõige siis seda iseendale ja samas ka teistele. Ja see on selline, kuidas ma ütlen, see on nagu siiras armastus, ka siis, kui see tähendab võib-olla isiklikku ohverdust. ja sa oled siin selleks, et tervendada, mitte sellise enda ohverdamise hinnaga. eks nii nagu ma ütlesin, siis number 9 on üldse sellised, et neil on kogu aeg selline tunne, et nad peaks kõik aitama ja enda ohverdamise arvelt, ütleme siis niimoodi. aga number 9 siis lapsepõlv, milline see võis olla, et sa olid väga tundlik ja kõike tajuv laps ja sa võisid juba väiksena siis tunnetada enda ümber olevaid olukordasid ja võisid võtta üle siis ka teiste inimese tundeid, isegi siis, kui inimesed ei rääkinud. ja sageli tunti sind kui väga emotsionaalset või liiga tundlikku last siis ja see pani sind võib-olla tihtipeale varjama neid oma ütlusi, oma tundeid, hoidsid rohkem seda nagu enda sees ja sul oli kalduvus juba varakult aidata teisi lapsi, loomi või sa olid ka väga selline abivalmis õpetajate suhtes ja tihti tekkis sul tunne, et sa elad teiste emotsioone läbi, kuid sul puudus sõnavara, et seda selgitada. ja sa oled selline varajalt nii vaimselt kui emotsionaalselt küps ja sa ei ole selline tavaline laps olnud, sa näed ja tunned ja kannad rohkem kui peaksid. ja sa tajusid ka kindlasti noh, ütleme siis kas koolis või ka väljaspool väljaspool kooli seda, et maailm ei ole alati selline õiglane ja puhas. ja sa ei saanud seda kuidagi nagu välja ütelda, sa tunnetasid kõiki olukordi väga selgelt. ehk siis minu jaoks on 9, 18, 27 kõige müstilisemad inimesed ja ma arvan, et te olete iseendale ka väga müstilised ja aga sinu selline mingisugused teatud mustrid, mis siis lapsepõlves võisid olla, kommenteeri kindlasti ka siia kaasa, et sa tajusid teiste valu isegi siis, kui seda varjati ja kui näiteks keegi lähedane sinu, ütleme, kõrvaltoas siis kas nutis või oli murelik, siis sa tajusid seda isegi läbi seinte, nii et sul ei olnud vaja seda nagu öelda. Teil on väga tundlik tunnetusmaailm ja sa tundsid ennast ka lapsena võib-olla väga tihtipeale üksikuna ja isegi siis, kui sa olid ümbritsetud siis teiste lastega või kuskil seltskonnas, siis sul oli tunne võib-olla siis selline, et justkui sind ei mõisteta või sinust ei saada aru. ja sul on ka selline vaimne õiglustunne. kui keegi ebaõiglaselt käitus, noh näiteks ka õpetaja, siis sa reageerisid väga tugevalt ja sul on nagu väga selline tugev moraalne kompass või selline tundlikkus sees, et sa kuidagi, ma arvan, et teil on selline tunnetus isegi, et te tunnete nagu üks samm juba ette, enne kui see olukord tuleb. ja sa võisid tunda sügavalt ka kurbust ilma konkreetse põhjuseta. ehk siis üheksad kalduvad väga tihti jääma nagu mõtisklema ja teil on hästi suur selline kogemus. noh, ma ikkagi ütleksin nagu eelmiste elude kogemus või te tunnetate nagu niivõrd nagu eredalt seda kogu maailma, mis teie ümber on. et see paneb nagu hästi palju teid nagu seda läbi elama enda sees. ja lapsena sa võisid aidata ka selliseid koduloomi või kodutuid loomi või siis vanureid või noh, kõike, mida sa nägid või kõike, keda sa nägid, et olukorda nagu, kus nagu justkui vajatakse abi, sa kohe nagu hüppasid sinna ilma siis, et sinu käest oli vaja küsida. ja muidugi sellised kodutud loomad või siis haiget saanud linnud, mida iganes, kõike nagu tahtsid koju tuua, kui vähegi võimalik oli. ja kui sõber sai haiget, siis ka sina nutsid kaasa.
ja isegi kui tema lõpetas nutmise, siis sinu sees oli ikka see kurbus edasi. ja sa võib-olla olid ka tihtipeale siis kodus selline vanematele tüliolukorras selline rahustaja, võib-olla väike diplomaat seal, et oskasid kas või oma puudutuse või kohalolekuga seda olukorda rahustada. Ja samamoodi ka siis number 9 laps on väga tundlik ja väga loov. Ehk siis võib-olla sulle meeldis joonistada looduses mingisuguseid, kuidas ma ütlen, okstest, kasvõi okstest, kividest, mingitest käbidest, panna mingisuguseid asju kokku ja elada justkui nagu oma sellises maailmas. Ja sul olid ka väga loovad jah, mänguasjad, et selleks ei pidanudki reaalseid mänguasju olla. Ei pidanud olla, vaid lihtsalt ise leidsid selle. Sest sa oskasid leida nagu pisiasjadest sellist nagu õnne, võib-olla isegi see, et sipelgapesa võisid tükk aega vaadata pealt ja siis nagu täiesti kujutada ette, kuidas kogu see maailm nagu töötab seal. Ja, ja selline üks väike lugu, mis ma arvan, igaüks teist number 9 on läbi elanud, on see, et tihtipeale võib-olla sa võisid võtta nagu sellise, ütleme, vanemate probleemid enda kanda, et justkui võisid tunda ennast süüdi, et miks see niimoodi on. ja, ja võib-olla ka sinu lapsepõlv on möödunud sellises perekonnas, kus üks või teine vanematest on siis varjanud mingisuguseid oma tundeid, aga sa oled nagu seda ise nagu tajunud ja sa oled justkui olnud nagu toetavaks, kas siis oma emale või isale, justkui selline nagu usaldusisik. Ja üks asi, mis sa võisid veel ka läbi elada, on see, et võib-olla kas sinu lähedastes, kas ema või isa on olnud näiteks haige või siis vanaema, vanaisa ja, ja sa selle najal oled kuidagi saanud lapsepõlves sellise õppetunni, et sa pead ise nagu emotsionaalselt väga tugev olema ja ka ütleme nagu noh, ellu jääma. Ma ei oska seda nagu paremini ütelda, võib-olla sa saad ise kommenteerida, et mis tunded sul on olnud, seepärast see number 9 laps ei ole tavaline laps. Aga ja, vaatame siis, milline sa täiskasvanuna siis võisid olla. Sa oled rohkem olnud siis nagu selline vaatleja ja rahutooja. sa hoiad pigem ennast võib-olla tagasi, aga justkui oled kohal. eriti siis, kui keegi vajab tuge. ja räägid harva ja keskendud võib-olla teistele, sul on justkui kogu aeg tundlad püsti ja sa näed kogu aeg, kui kuskil keegi mingit abi vajab. ja sa oled selline väga kaastundlik. ja tihtipeale on sul selline hästi sügav pilk, mis justkui nagu näeb nagu inimestest läbi ja sa tajud väga hästi, kui keegi kõrval on kas muserdunud või haiget saanud või isegi võib-olla hing nutab, siis sa jällegi tajud seda ja justkui nagu loomu poolest sa lähed lihtsalt selle inimese kõrvale ja oled talle lohutajaks. kasvõi ilma sõnadeta lihtsalt istute kõrval, et sa kohe tajud, et kuidas sellest on abi või sinu kõrval olija lihtsalt ütleb, et ma ei tea, mida iganes, et kuidagi väljendab seda, et tal on hea olla. ja inimestega suheldes siis tunned sügavust esimesest hetkest ja sa otsid tõelist sidet, mitte sellist lühikest juttu. et sul nagu tekib jutuajamises mingisugused teatud sidemed, et sa oled väga huvitav inimene, et inimestel meeldib sinuga koos olla, sa oled väga rahulik ja selline, kuidas ma ütlen, pehme oma sellise kohaloluga. ja see tavaliselt tekitab siis teistes inimeses sellist nagu avanemist, jah. inimesed nagu tahavad sulle rääkida. nii nagu ma tihtipeale vestlusõhtul ütlen ka, et teil on nagu otse ette kirjutatud, et räägi minuga. ja sa tihtipeale võib-olla oled ka selline vestlustes, et sa räägid vähe, kuulad rohkem. ja see tekitab hästi sügava sellise turvatunde inimestes. ja sul on selline sügav tunne, et justkui sina oled see inimene, kes suudab seda maailma paremaks teha. ja isegi see, et kui see sind väsitab, aga sa ikkagi tunned kogu aeg sellist mingit seesmiskohustust. et kui nii nagu ma ütlesin ka sissejuhatuses, kui sina ei tee, siis kes see teeb. ehk siis sa oled jah, selline inimene, kes oma sellises suhtlusringkonnas siis toob sellist rahu, empaatiat ja sa oled selline inimene, kellele siis usaldatakse ka oma selliseid kõige salasemaid saladusi ja sa võid tihtipeale tunda ennast väga üksikuna tegelikult seepärast, et no mis siin on teistmoodi, et sina justkui kuulad, aga sinult
tihtipeale ehk äkki ei küsita, et kuidas sina ennast tunned. Ja kui on näiteks võõras seltskond, siis sa tunned ennast võib-olla justkui selline nagu võõrana, sul läheb pigem rohkem aega nagu sinna nagu sisse sulandumiseks ja sa proovid alati endast siis ka nagu vähem välja rääkida. Sa väldid konflikte ja seetõttu, et sa ei taha neid mingisuguseid läbielatuid haavu uuesti tunda, pigem nagu kaitsed ennast ja võid sulguda pigem siis endasse ja tõmbuda isegi tagasi, kui näiteks on selline lärmakas seltskond või tunned ennast kuidagi haavatuna, kui keegi näiteks sulle midagi ütleb. Ja ma arvan, et võib-olla siis kaubanduskeskustes ka sulle eriti äkki ei meeldi olla, aga saad siia kommenteerida, see on minu selline kommentaar, mida mina teie kohta olen uurinud. Ja siis, mis number 9 veel on hästi omapärane, on see, et tihtipeale te võite olla sellised suht boheemlased või sellised kunstiandega tunnetusega inimesed. Et teil on iseendaga selles suhtes ka väga hea olla. Tunnete ennast nagu kala vees, kui te olete saanud või saavutanud just selle, mis siis nagu teil täielikult tõmbab selle nagu ütleme hea vibratsiooni või selline zen olla iseendaga, kui sa oled aru saanud, kes sa lõpuks nagu oled. Ja ehk siis plussidest on see, et sul on võrratu empaatia, et sa tekitad inimestes sellise turvatunde, kui sa oled nende juures, sa oled väga andestav, sügav ja kaastundlik. Sa pigem ei reageeri lärmakalt, ütleme mingisuguste konfliktide olukordades, vaid pigem nagu analüüsid seda ja siis võib-olla sekkud. sa oled väga loominguline ja intuitiivne ja sa tajud inimesi kuidagi nagu väga sügavalt ja sa ei otsi tähelepanu, kuid sind austatakse just sellepärast, et sa oled olemas alati, aga sa nagu ei ründa. Ja sa ei otsi tihtipeale ka sellist tähelepanu. Sa austad sellist vaikust ja kohalolekut. Ja see, mis plussiks võiks ütelda, on see, et kui sa oled endaga nagu väga palju tööd teinud, siis sa oskad ka lahti lasta sellistest vanadest mustritest, mis sind enam nagu ei toida. Ehk siis sa saad aru väga hästi, et see oli ja las ta siis olla. See on siis, kui sa oled väga tugevas plussis. Ja sul on väga hea selline andmisvõime, ehk siis sa näed, kes vajab abi, sa lähed neile appi, sa annad endast nagu kõik selleks, et lihtsalt teistel oleks hea. jällegi muidugi nõksu enda arvelt, aga loodetavasti ei. Et see on see koht, mida sul tuleb siis nagu välja õppida. Ja miinuseid siis on, sul on miinuseid ka. Siis selline liigne eneseohverdus ja pigem seda siis nagu minu arvelt, noh, sinu arvelt siis, eks ju, et sa jooksed täiega tühjaks, ütleme niimoodi, et eriti kui on mingisuguses seltskonnas, kus sa oled olnud, viibinud, kus on võib-olla väga turvaline ka sul olla, siis peale seda sa vajad täielikku üksindust. Ja võid võtta kõike väga isiklikult, eriti siis teiste kannatusi, näiteks kui keegi on sulle usaldanud mingisuguse oma loo ja mida siis teile tavaliselt ikkagi tehakse, eks ju, räägitakse, siis sa käid seda väga pikalt iseenda sees läbi ja seda enam, kui sa tead, et sa seda välja rääkida ei tohi, siis see sind väga palju võib trigerdada. Ja võid ka tihtipeale siis idealiseerida näiteks inimesi ja peale seda saada haiget, ehk siis sa tegelikult loomu poolest tahad kõigile head. Ehk siis võib-olla vaadata rohkem nagu reaalsemalt siis inimestele otsa. Ja võid kaotada siis ka sellised nagu oma vajadused, sellepärast et aidata teisi. Ja võid koguda ka sellist emotsionaalset prügi, ehk siis sellist, mida sul ei ole vaja kuulda. Ja just selliseid mingeid valumomente, eriti siis, kui jällegi keegi on sulle jaganud midagi või rääkinud sulle, et siis sa jääd nagu seda väga tugevalt läbi elama. Ja samas muidugi, mis miinuseks on, kui ma ütlesin plussiks see, et sa suudad nagu kõigest vanast lahti lasta, siis miinuseks on see, et sa klammerdud tohutult mineviku külge. Et siis noh, kas vanad suhted, vana töökoht, võib-olla mingi vana elukohast, kui sa kolisid ühest kohast teise, siis on mingid vanad asjad, vanad riided, mis sulle enam selga ei lähe, aga igaks juhuks hoiad alles, mingid vanad armastuskirjad. Võib-olla siis kas vana peigmees või pruut on ju, kes sul seal on olnud, eks ju, siis ka tema mingid pildikesed ikka vaatad aeg-ajalt, kuigi endal on juba uus suhe ja uued lapsed. noh, lapsed, ütleme siis niimoodi, et number 9 kipub olema selline nagu sul on selline nagu vajadus ikkagi nagu kannatada või meenutada
sellist, et aga mis siis oleks, kui oleks vot nii või mida iganes. ja number 9 siis kalduvad ka kahte sellisesse koolkonda või siis lahkmesse, ma isegi ei oska ütelda paremini. ühed on, kes tohutult koguvad mingeid asju, kogujad siis. ja teised on täielikult puhtuse friigid, eriti kui nüüd sattusid olema veel neitsi ehk siis 9. kuul ka sündinud, siis need on pigem sellised nagu puhtuse poole peal olevad inimesed. aga jaa, neid on nii ja naa. meis kõigis on nii ja naa neid inimesi, aga just 9 puhul on see, et te tahate nagu alles jätta selliseid vanu mälestusi tihtipeale. ja siis neid vaadata ja neid ikkagi tuleb üsna palju. ja see, mida ma olen 9 puhul tähele pannud, on see, et te aitate kõiki teisi, välja arvatud iseennast ja siis teil endal võib-olla on see, et ütleme siis riided võivad olla juba kulunud, aga tähtis on see, et ikkagi elukaaslasel on kõik hästi või siis lastel on kõik hästi ja nii edasi. aga ametite suhtes siis, mis teile sobiks kõige paremini, on see, et terapeut, psühholoog, sa oskad väga hästi kuulata ja samamoodi ka tervendada ja võid olla kunstnik, kirjanik, muusik, sest sa oskad oma tundeid nagu loomingusse panna. väga hea sotsiaaltöötaja, abistaja, kõik, mis on nagu inimeste aitamisega seotud, seepärast et sul on tohutu missioonitunne nõrgemaid aidata. ja näiteks ka selline vaimne õpetaja, psühholoog, ma ei tea, kas ma ütlesin, aga näiteks ka selline inimene, kes meditatsioone teeb, sest sul on selline hästi sügav rahu ja vaimne kohaloleku tunnetus. ja samamoodi ka selline inimene, kes tegeleb vabatahtlikkusega, et kes aitab võib-olla loomadega tegeleda või inimestega tegeleda, mida iganes. sest sul on selline väga tugev ühendus kõikide elusolenditega. ja soovitus sulle siis arenguks on see, et õpi ütlema ei ilma süütundeta ja ära kanna kogu maailma valu, sa ei pea päästma kõiki inimesi ja luba endal ka vastu võtta, mitte ainult anda. ja see, et kui sul on selline soov ja tahtmine olla üksinda, siis see on täiesti okei olla üksinda, aga ära sulgu ennast, siis oota, kuidas seda öeldakse, ära sule ennast sinna üksinduse maailma ja ära jää sinna pikaks ajaks, et tule ikka nagu välja ja kommunikeeri inimestega. seepärast, et teate, seal number 9 on veel ka selline üks huvitav asi, et number 9 võivad väga sõjakad ka olla ja väga egokesksed. et ainult mina. selline asi võib ka välja lüüa. kõik jälle sõltub, millised numbrid seal veel mängivad, nii nagu ma ütlesin, number 9-st ma räägin praegu ju tegelikult väga üleüldiselt, nii nagu aeg-ajalt on nii sellised kommentaarid, et üldse ei läinud täppi, siis okei, sul võib-olla trigerdab rohkem see näiteks kuu või aasta, kus sa oled või elude number või teatud numbrid seal sinu sünnikaardist, mis välja võiksid tulla. aga see oli siis number 9-tes, nii et kommenteeri, anna teada ja lisa kindlasti siia, mida mina nüüd lisanud ei ole. on ju, seepärast, et mina arenen ka läbi selle, kui teie kirjutate. aitame teineteist. aga nüüd number 18. apadi, number 18 on ka 9 energiaga, aga 18 on natukene teine tassteed. ja see on siis selline teeniv juht ja tundlik tegutseja. ehk siis vaadake, siin on number 1, mis on nagu algataja energia, number 8 on siis selline materiaalne jõud, kokku teeb see 9 ja see kombinatsioon loob siis inimese, kes soovib muuta maailma paremaks tegude kaudu. ja ta on tegutseja, kelle eesmärk on teiste teenimine, mitte läbi eneseohverduse, vaid vastutustundliku mõju kaudu. ja number 18, seal on ka hästi palju erinevaid tahke. aga vaatame kõigepealt siis, käime läbi lapsepõlve ja ehk siis lapsepõlves 18 päeval sündinud lapsel on sünnist saati tunne, et temalt oodatakse rohkem, kui ta suudab anda ja ta võib olla selline perekonnas kas selline suur vend või suur õde, mitte ainult mitte ainult vanuse poolest, vaid ka sellise nagu vaimse hoiakuga. number 18 on kogu aeg selline suur tahtmine juba lapsepõlvest peale, et kõiki nagu turvata, et kõigil oleks nagu hästi. ja sul on väga tugev õiglustunne ja võisid noores eas kaitsta nõrgemaid isegi täiskasvanute eest. näiteks kui tajusid, et õpetaja käitub kuidagi ebaõiglaselt, siis sa võisid kohe julgelt sinna vahele minna ja võtsid väga varakult juba vastutuse
et mida keegi sinult otseselt nagu küsinud isegi ei ole või sult palunud, aga sa olid, noh, su hoiak oli juba kohe selline, et sul arvatavasti lapsepõlvena oli juba selline päästjakompleks peal ja sa ei suutnud jah taluda, eriti kui sa nägid, et kuskil keegi kannatab. Et 18 on selline energia, sa lihtsalt lähed kohe ja küsid, et mis värk on, et kuidas ma saan sind aidata. Ja sa ei ole olnud selline nõudlik laps, vaid pigem see, kes ise oma vajadused alla surub, selleks, et olla hea laps. Ja sul on varakult tunne, et pead olema eeskujuks või vastutavaks lapseks. Ja sa oled võib-olla ka kuulnud siis lapsepõlves selliseid lauseid, et sa oled selline suur vend ja sa pead tubli olema ja või siis näiteks sa pidid midagi näiteks ära tooma või ära tegema, et sa oled ju tubli, sa teed seda, et siis saate aru, siin on nagu lause taga mingisugune väike manipulatsioon, mida võidi juba sinuga näiteks kasutada või siis sa tundsid endas sellist asja, et kui sulle midagi öeldi, et näiteks too poest leiba või saia, et siis sa tundsid, et ainult mina suudangi seda teha, keegi teine sellega hakkama ei saa ja sul on väga sügav ka õiglustunne ja vajadus mõista, miks maailmas asjad on just nii, nagu nad on. sest 18 on ju 9, see on ka väga selline sügav tajumine sellest maailmast, et soovitan sul 18 ka kuulata videot siis number ühtedest ja siis ka kaheksatest ehk siis puhas 1 ja puhas 8. sa saad sealt ka natukene rohkem juurde, et mida see energia või mida need energiad sulle annavad. Ja lapsena sa võisid ka ennast näiteks karistada selle eest, et kui keegi teine kannatas, et sul oli hästi tugev selline vastutustunne. ehk siis vaata, kui keegi oli nüüd mures sinu keegi lähedastest ja sa ei suutnud teda nagu aidata, siis sa võisid ennast süüdistada väga pikalt selle eest, et miks ma ei suutnud, miks ma ei saanud sellega hakkama ja nii edasi. et samas võisid sa juba no ütleme varaselt aidata ka pere rahaasjades või hooldada väiksemaid õdesid-vendi, et võib-olla aitasid siis vanemaid seal majapidamises rohkem kui näiteks sinu vanused õed-vennad või siis ka näiteks koolis võisid sa väga varakult võtta vastutust mingite asjade eest. et ütleme, anti mingisugune ülesanne, siis sellega seoses sul tekkiski nagu tohutu vastutus, sa olid nagu õpetaja number 2 seal. et ükskõik, et sa olid seal näiteks 8-aastane või niimoodi, et teie sees number 18 on nagu tohutu selline nagu vastutuse tunne kogu aeg ja väga hea selline lohutaja oma eakaaslastele, noorematele, mida iganes. samas sa võisid olla, ütleme siis 18 ja 9 ja 27 üleüldiselt on sellised nagu vanad hinged, et teile rohkem meeldis nagu vanematega läbi saada, kui siis nagu eakaaslastega, et eakaaslased võisid teil seal lapsepõlvena juba tunduda sellised nagu liiga lapsikud võib-olla või et nad nagu ei saa maailmast niimoodi aru. Ja väga paljud klassikaaslased võisid sinu käest ka nõu küsida, sest neil oli justkui nagu usaldus sinu mõttemaailma suhtes või sa oskasid alati nagu õigeid vastuseid anda. ja ebavõrdsust sa ei talunud, ehk siis võisid sekkuda ükskõik sellisesse situatsiooni, kus noh, jälle ma ütlen, 18 on selline, et sinult ei pea nagu küsima midagi, sa kogu aeg nagu märkad olukorda, sa tajud iga külje pealt kohe seda olukorda, et kus, mis on ja sa olid kodus selline laps arvatavasti, kes ei tekitanud ise probleeme. isegi siis, kui sa vajasid tuge, siis sa seda naljalt välja ei öelnud. ja sageli kasvavad siis 18. päeval sündinud inimesed üles keskkonnas, kus emotsionaalset küpsust premeeritakse ja tundeid eiratakse. ja sind on arvatavasti siis kiidetud selle eest, kui sa oled millegagi väga hästi toime tulnud. ja sinuga ei ole arvatavasti räägitud, et mida sa tunned, et kui mingi olukord läks näiteks nihu, ei läinud nii, nagu plaanipäraselt oli, siis 18 päeval sündinud inimesel on just see lapsepõlve võib-olla, noh, ma ei tea, kas ta on trauma, on ju, aga pigem see, et sult ei võetud ümbert kinni ja ei küsitud, et hei, mis nüüd juhtus, et miks see on nüüd niimoodi, ja et ma saan kõigest aru, et niimoodi vahest juhtubki või saate aru, seal on lihtsalt see, et niimoodi nagu põmm on ju, olukord on selline ja sind jäetakse justkui nagu omaette. Miks see on niimoodi? ise ma arvan numeroloogiliselt, et see on sinu selline nagu õppetund, see on selline kasvamise koht, et ka sina oled väärt seda, et rääkida nagu oma tunnetest, oma sellisest, kuidas ma ütlen, oma muredest. see on lihtsalt see, mida sa pead kogu aeg nagu õppima, tegema siin elus. ja täiskasvanu, siis sa oled pigem selline nagu teeniv juht, kelle tugevus on südamest
ja seltskonnas siis tunneb sind ära niimoodi, et sa oled selline loomulik autoriteet. inimesed justkui kuulavad sind väga hästi, satuvad sulle ka rääkima näiteks oma muredest tihtipeale, täpselt nii nagu sind ju mõjutab ka see number 9 energia. ja, ja sa oled selline võib-olla siis pigem nagu positiivses mõttes selline nagu sundimatu. Sa räägid oma selle nagu asja ära, soovid nagu head ja siis nii see jääb. ja sa oskad toetada ka vaikides. ehk siis sa oskad väga hästi motiveerida inimesi läbi sellise nagu südame ja sa ei talu ebaõiglust. isegi väikestes asjades, kui keegi on näiteks tõrjutud, siis sina just märkad seda inimest, kes on tõrjutud, seepärast et sul on endal lapsepõlves väga palju selliseid kogemusi, kus sind on tõrjutud. või siis sa oled ise pigem nagu hoidnud ennast nagu tagasi, mitte ennast peale sundinud. ja tihtipeale on see, et mis ma olen ise märganud 18-ndatega, et kui on mingisugune teatud situatsioon, siis kes see tormab appi kõige esimesena, on number 18 päeval sündinud. ehk siis vestlusõhtutel ka, miks ma panen nagu või soovin, et inimene paneb oma eesnime eest, ta paneb selle päeva, siis teate, tahate või ei taha, aga 18-ndad on nagu imelised aitajad. ja nad teevad seda puhtast südamest, mis on nagu mega-mega lahe. Nad näevad tõesti, nad tajuvad väga hästi, no nüüd tuli väga värskelt just, noh, sõltub, millal sa nüüd vaatad seda videot, aga alles oli, siis ma vaatan kalendrit, et ma mööda ei pane. aga jah, vestlusõhtu oli 9. ja nüüd täna on 12. detsember 2025, aga siis ka, et seal oli nagu imeline, kuidas need 18-ndad reageerisid, inimesi aitasid ja meil oli isegi seal vestlusõhtul vist 4 inimest, kes olid 18. päeval sündinud, et lihtsalt võrratu. Sorry, pidin selle praegu siia sisse panema, ma kohe nagu märkasin seda, ma olin just seda videot tegemas sel nädal juba ette ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, kuidas kõik nagu töötab. okei okay., ehk siis ja sind peetakse selliseks nagu loomulikuks juhiks, kes näeb ja aitab, et ilma kasu tahtmata äkki vist, ma ei tea, kas niimoodi öeldakse. ja sa oled väga selline tundlik teiste vajaduste osas ja sa tajud ära, et kes vajab tuge. Tihtipeale te võib-olla ütlete niimoodi, et te justkui kuskilt kuulsite mingisugust infot, et te peate nüüd praegu sellisel hetkel nagu aitama. ja sa oled selline rahulik autoriteet, kes paneb inimest, kes aitab siis inimesi, ütleme, leida mingi väljapääs mingis situatsioonis ja sa usaldad ise väga palju seda protsessi. ja tihtipeale 18 vajab ka sellist vaikust ja taastumist, eriti siis, kui on olnud selline mingi suurem istumine, koosolemine või siis ütleme, sellised pikad keerulised tööpäevad näiteks väsitavad sind tohutult, sa vajad justkui nagu sellist omaette olemist. ja mida veel siis näiteks, sa oskad väga hästi kontrolli hoida ilma domineerimata, ehk siis kui on kuskil mingi situatsioon, kus on vaja abi, no siis tihtipeale sul ei olegi vaja öelda, et vajame abi, aga sa tunnetad seda ja sa oled seal justkui nagu kogu aeg olemas. ja sa oled selline mõnus, stabiilne, selline rahutooja. pigem eelistad seda, et konflikte ei tuleks. ja plussides ongi siis see, et sa oled väga hästi oskad kombineerida siis tunnetust ja ka tegutsemist ja tajud võib-olla seda, et mille pärast, miks ja kuidas neid asju peab tegema. tihtipeale muidugi see võib ka miinuseks olla, et võib-olla tormad lihtsalt läbi uste, vaata ja teed asjad ära ja siis mõtled, et täitsa lõpp, mis asi see nagu oli. et see võib ka olla. ja inimesed usaldavad tihtipeale sind, et see on nagu väga hea pluss, et sa oskad väga hästi nagu seostada lugusid, kogemusi ja aidata nagu teatud hetkedel siis inimesi mingitest situatsioonidest välja. ja sul on ka väga hea selline, kuidas ma ütlen, sa oskad olla nüüd ja praegu siin ja väga tugev, aga mitte karm, et see on sinu väga suur selline plusstegur. ja sul on selline nagu sisemine selline missioonitundlikkus, et sul justkui nagu on selline tunne, et sa pead nagu aitama teisi inimesi ja sa suudad ühendada siis loogika ja südame kaudu inimesi. aga mis nüüd miinustesse puutub? vot selline emotsioon tuli mul kohe. ja, et sa kipud võtma liiga palju siis nagu sellist koormat, et sul on, ütleme siis, sa mõtled iseendale välja selliseid lugusid, kui sina ei tee, siis kes see teeb, eks ju. või siis sa kipud ka hästi palju kontrollima.
suures austuses teie vastu number 18, ma veel ütlesin ka vestlusõhtul, et ma teen seda videomaterjali, aga siit tuleb igasuguseid huvitavaid lugusid, nii nagu minulgi on plusse ja miinuseid, nii et ma lihtsalt ütlen seda, mida ma siit olen välja uurinud ja puurinud teie kohta. ja tunnen isiklikult 18. päeval inimesi ka. ja, aga mm, sa ei oska ka, ütleme miinustest jätkan, et sa ei oska ütelda ka ei, ütleme siis sõna ei siis, kui sa väsinud oled, sa nagu teed ja saad aru, rassid ja mis see sinus tekitab tegelikult seesmiselt, see tekitab tohutult sellist sõjakust. võib-olla sõjakust siis nagu rohkem iseenda vastu, seepärast et 18 elavad väga palju enda sees, nad ei näita välja. aga vot ma ütleksin, et te peaksite õppima seda ei sõna ütlema. kui ikkagi ei sobi, siis ei sobi. Sellest, kui keegi näiteks küsib teie käest, ütleme 18, väga kihvt küsimus, kui te olete nagu teil enam suhe ei toimi, ükskõik mis suhe, kas töösuhe on ju, et tahaks nagu töökohta vahetada või siis ütleme lähedasega teil enam suhe ei toimi. ja kui siis see teine on ju küsib sinu käest, et no mis me siis teeme, et ma näen, et meil nagu ei toimi see lugu, siis tegelikult sa südames tead juba, et see on kõik. Tšurr, mina enam ei jaksa, vaata. aga siis sa hakkad rääkima välja, et no ma ei tea ja siis sa tuleb keerutad ja keerutad ja keerutad. kommenteerige, kas peab paika, kuigi ise te teate seesmiselt juba vastust. ja sa ei julge olla tihti selline haavatav, seepärast, et sul on kogu aeg sisemine tunne, et sa pead olema tugev. sa pead kõigega ise hakkama saama, sul on selline ja, ja sa võid lukustada oma tundeid tegutsemise taha. kogu aeg rassid ja toimetad, kogu aeg on tunne, et ainult sina pead seda asja tegema, nii kaua kui põled läbi. ja ja see läbipõlemine tulebki selle eest, sellepärast et sa kujutad ette, et sa vastutad kõigi eest, kõige ja kõige eest. vahet pole, kas sa oled naine või mees, alati on ju delegeerimise võimalus. Et neid asju lihtsalt jagada. see on teie kõige selline üks suuremaid väljakutseid, et õppima jagama ja usaldama inimesi. ja sa võid tihtipeale ka tunda sellist süütunnet, kui sa ei saa kedagi aidata. ehk siis, kui sa näed kedagi, ütleme poes, et ta on natukene hädas, aga sul on tohutult kiire, sa pead kohe ära minema ja sa võid mingi tunde käia oma peas veel läbi, miks ma ikkagi ei teinud, miks ma ikkagi seda ei teinud või miks ma ei aidanud seda inimest või mida iganes. ja üks miinustest veel, et sa kardad välja rääkida oma vajadusi, et mida sina päriselt südames soovid, nii nagu ma ütlesingi, et kui tekib situatsioon selline nagu kas lähedasega, eks ju, elukaaslasega või siis töö mastaabis, et sa tegelikult tunned, et see enam ei toimi, aga sa nagu tahad ikkagi nagu meeldida. ma ei teagi, või valetad iseendale nagu tõsiselt seda, et lihtsalt sellepärast, et sa ei taha nagu seda ebamugavat olukorda. sest tihtipeale on see, et sa tegelikult saad kõigega hästi hakkama, aga sa kardad seda, et mis siis juhtub, kui. ja, ja siis üks tugevamaid miinuseid on see ka, et sa ei leia oma suunda või oled kaotanud juba oma suuna, sellepärast et sa kogu aeg tunned, et sa pead kõiki teisi aitama. ja 18 on üks selline huvitav omapära, vähemalt seda, mis ma oma tuttavatelt lähedastelt olen aru saanud, kes on 18 sündinud, siis ma tunnen naisi, siis nad teevad kõik asjad ise kodus ära. ja mina ütleksin niimoodi, et sellega seoses on nad oma meestele seelikud selga pannud ja endale võtnud püksid jalga. ja siis võivad nad olla ka rahulolematud oma suhetes. aga siin ma tahan natuke lohutada teid 18, et tihtipeale me teeme naised kõik seda. ma ei tea, kas kõik, see on valesti võib-olla öeldud, aga suurem osa naistest lihtsalt noh, nagu ma ikka vestlusõhtutel viskan nalja, et me oleme nõukogude inimesed, eks ju, meid on õpetatud kogu aeg tegema neid töid ja asju, et kes siis teeb, kui sina ei tee. ehk siis see, et 18, eriti naised peaksid õppima selles suhtes, et lõpetada ära see sõjakus ja see sõjakus pigem iseendaga, et sul on justkui vajadus teha kõik asjad ise. ei ole. usalda ja ära kontrolli. ja eriti olen tähele pannud siis, kui 18 on kuskil juhtival positsioonil, siis ma kohe ütlen ka ametite kohta, siis nad kipuvad kontrollima olukorda, kuidas nagu nende alluvad nagu toimetavad. nagu justkui annavad nagu selle asja kätte, aga kogu aeg nagu sätivad seda asja.
mina ütleksin, et see on selline miinuspool, see on selline tohutu kasvamise pool. et see 18 on tegelikult väga tugev persoon, väga hea persoon. just sina, kes sa kuulad, jah, vaatamata siis kuust ja aastast, eks ju, ma praegu ei räägi, ma räägin üleüldiselt seda. et 18-ndatel on väga-väga tugev sõjakus sees. aga mida te tegelikult loomu poolest peaksite õppima, on see, et lihtsalt usaldama protsessi. ja seda siis muidugi südamest usaldama. mitte see, et Merike ütles, seepärast siis see ei toimi. aga ametite puhul siis sobib sulle siis selline justkui nagu mingite projektide koordinaator. seepärast, et sul on väga tugev visioon ja sul on väga tugev empaatia. sa võid väga hästi sobida ka õpetajaks ja kasvatajaks, sa oskad väga hästi suunata seda struktureeritud hoolivust. ehk siis, kui on antud nagu ütleme siis ettevõttes mingisugune nagu süsteem, kuidas neid asju tehakse, siis sina oskad väga hästi järge pidada. sa oled väga kohusetundlik. ja samamoodi ka näiteks juhtival positsioonil siis sotsiaalvaldkonnas, sa oskad inimesi juhtida südame järgi ja seda ka siis läbi oma tunnetuse ehk siis läbi oma mõistuse ja hinge. oskad aidata inimesi, sa võid olla ka väga hea terapeut ja vaimne nõustaja ja mingisuguse heategevusliku projekti eestvedaja. sul on väga tugev missioonitunne ja visioon ja sul on väga hea analüüsivõime ja vastuvõtmise võime. ja sa oled väga kaastundlik. ehk siis kommenteerige siia, kallid 18-ndad. mis tunded teil tekkisid ja kui palju siin teid selles suhtes kõnetas ja lisage ka siia kindlasti, mida mina ei osanud siia lisada. et ka mina saaksin siit rohkem selgust teie kohta, kes te olete sellised. ja meie kõik siis loomulikult ja soovitused sulle arenguks on see, et õpi lubama endal puhata ilma süümepiinadeta. vot ja ära ela ainult teiste vajadustele, küsi ka endalt, et mida sina konkreetselt vajad. ja ära alahinda oma sellist vaimset tugevust, sa ei pea alati tegutsema, vahel piisab lihtsalt sellest, et sa lihtsalt oled olemas ja oled kohal. ja tööta ka piiride seadmisega, et igaüks peab kandma enda risti. selles suhtes nii mina kui sina. ja siin 18-ndal jah, ma ütleksin kõige rohkem seda, et õppige usaldama inimesi, siis teil 18, need on tegelikult, kui lahti tükeldada 1 ja 8, need on väga tugevad numbrid. sest üks selline väike saladus, et number 18 rahaline energia või rahaenergia liigub läbi teiste inimeste aitamise. aga tihtipeale 18 on väga sellised raha otsimissepad. ja kui nad leiavad mingisuguse raha teenimisvõimaluse augu, siis nad muutuvad väga sõjakaks. mitte nüüd sina konkreetselt, kes sa kuulad ja läksid närvi mu peale. ma räägin üleüldiselt. sest see on käinud väga palju siis meie numeroloogia koolkonnast läbi. Need 1 ja 8, kuidas need reageerivad, eriti kui nad on koos. on palju asju, mida ma natuke filtreerin, mida ma ütlen, seepärast et lihtsalt teid säästa. jah, et igaüks saab seda siis oma isiklikust sellest sünnikaardi analüüsist teada. aga see on üleüldine informatsioon, nii et nii nagu ma ütlesin, et meid kõiki mõjutab kuu, aasta, elude number ja kõik blablabla asjad. kui ma paneksin nüüd ritta siin näiteks 4 inimest, kes on 18. päeval sündinud, siis neil on mingi põhiolemus on üks, aga kõik teised asjad on nagu erinevad, et siin ei saa nagu ütelda konkreetselt, et teie nüüd kõik 218 ja päeva, teie, kes olete 18. päeval sündinud, näiteks 200 inimest, kuulate ja mõnda see nagu väga palju kõnetab ja mõnda ei. nii et kommenteerige palun ja õpime koos teid tundma. Lähme edasi, 27 päeval sündinud on empaatiline õpetaja ja selline nagu sillaks siis lõpmatuse vahel. et vaatame, kuidas see siis teid trigerdab siin, ehk siis teil on 2 numbrit, 2 ja 7. 2 on siis selline suhtlemine ja suhted ja 7 on selline nagu vaimsus, aga kokku teeb see jälle 9. ehk siis soovitan väga soojalt siis sul vaadata sellist videot puhastest kahtedest ja siis ka puhas number 7, et vaata, kuidas need sind kõnetavad, seepärast sinu sees on olemas kõik need numbrid ka. ja see on väga selline emotsionaalne ja spirituaalne inimene, kes on siin siis õppimas ja andestust, ühendust ja vaimset õpetamist. ja sa oled nagu selliseks sillaks, siis kes ühendab selle vaimse ja inimliku ehk siis empaatia teadmiste kaudu.
ehk siis 2 on väga hea selline diplomaat, 7 on jällegi selline väga intuitiivne ja väga endasse vaatav ja samas ka selline väga liikuv võib ta olla samas. Ehk siis 27. päeval sündinud lapsel on haruldane võime tajuda sügavkihtides ja siis nad näevad ja tunnevad asju, mida teised ei märka tihtipeale. Ja nad sünnivad siia maailma, mis on nende jaoks liiga lärmakas ja liiga pinnapealne. Ehk siis teile ka, nii nagu siis number 9 üleüldse selle energeetikaga on see, et teile ei sobi sellised nagu suured kaubanduskeskused, et pigem okei, te võite seal käia mingi pluusekese osta, aga te tahaksite väga kiiresti jälle oma maailma tagasi tulla. ja ja lapsena siis sul võis olla selline erakordne fantaasiamaailm, võisid lugeda palju, joonistada, unistada, mängida võib-olla ka metsas, täiesti mingi oma väljamõeldud mingisuguses maailmas ja võisid tajuda, kui keegi kodus ei olnud näiteks õnnelik, isegi siis, kui sellest ei räägitud, sa tajusid ikka. üldse ma ütleksin, et kõik lapsed on väga targad, et vaatamata siis sünnipäevale, et nad ikkagi tajuvad väga hästi, sama nagu loomad. Ja sa võisid olla täiskasvanutele juba selline väga tark noor sõber, laps ja võisid jagada siis ütleme oma mõtteid, mis polnud justkui sellised nagu lapse jutt. et nii nagu ma ütlesin, et ka 9. ja 18. puhul, ma ei tea, kas 18. puhul ütlesin, aga siiski, et et teid kiskus nagu lapsena juba selliste vanemate inimeste juurde, sellepärast et vaata, kui ma ütlesin, et 9 on sinna nagu vanem energia, siis siin ees on kõik 1-st kuni 8-ni need energiad. et siin on nagu tohutult palju seda küpsust juba ja võisid tunda, et sa ei sobitu hästi oma vanustega, sest sinu maailmatunnetus oli sügav ja hoopis teistsugune ja võtsid omaette olemist selliselt loomulikuna, sa ei peljanud üksindust, vaid vajadus sisemise rahu järgi oli sul nagu väga suur juba lapsena. ja väga tugev fantaasiamaailm, müstiline tunnetus ja huvi nähtamatu maailma vastu. ehk siis sa võisid mängida, ütleme ka seal, nii nagu ma ütlesin, 9. puhul, ma ei tea, kas jälle 18. puhul ütlesin, aga see kõlab ka, läheb ka teile. et teil tihtipeale on see, et te mängite mingeid oma mänge oma olevustega, sest okei, ma ütlen selle lõpetuses pärast, et mis teil seal kõigil koos on. ja sa oskasid väga hästi nagu oma kohalolekuga rahustada inimesi ehk siis lapsi, ma praegu räägin lapsepõlvest. ehk siis sa oled selline nagu oma olemuselt juba väga tark ja võib-olla sa tihtipeale ei saanud ise seda iseendale seletada või siis see, et kui keegi vajas tuge, siis sinu käest alati sai seda tuge, et kuidagi sa oskasid igale asjale nagu mingi vastuse juba öelda. ja võisid tunda ka siis näiteks kurbust, kui mõni loom sai viga. et võib-olla ka see võis sind ärritada lapsepõlves veel seda enam, et kui näiteks kas kass või koer sai haiget või keegi võis võib-olla üle moka öelda, et ah, see on vaid kass, vaata, et ära erutu või mis siis see võis sind eriti nagu sõjakaks teha selles osas. ja, ja võib-olla siis loodus ja mets oli sellised kohad, kus sul meeldis mängida või siis lihtsalt, ma ei tea, kuskil aianurgas. võisid lihtsalt unistada ja vaadata päikest ja tajuda seda tuult. et kuidagi nagu teistsugune, et hästi selline tundeline on 27 ja sind võib-olla mõisteti ka tihtipeale valesti. selles suhtes, et võib-olla küsiti ka sinult, et miks sa nii vaikne oled. ja sa nagu, kuidas ma ütlen, sinu eesmärk ei ole olla selline nagu lärmakas seltskonnas, et sa tajusid lihtsalt ja tunnetasid seda maailma kuidagi nii palju, et sinu jaoks oli seda nagu liiga palju. et seltskonnas seal, ütleme klassis ka, sa võisid lihtsalt täiesti omaette nokitseda, et see oli sulle täiesti okei. ja sa võisidki mängida üksinda mitte sellepärast, et keegi ei tahtnud sinuga mängida, vaid sinu maailm oli huvitavam kui see, et ma ei tea, mängime keksukummi või mingisugust, ma ei tea, mida iganes. ja näiteks ka, kui klassiruumis või siis koolis või ükskõik kus, näiteks kodus ka võis olla selline lärmakas, võib-olla pigem selline kismaline seltskond, siis pigem sa tahtsid olla nagu omaette. et sulle lihtsalt nagu ei sobi sellised asjad. ja sind näiteks võis ka kummitada noorena sellised küsimused, et miks me üldse siin oleme. et aga kes ma olen või mis me oleme ja nii edasi. ja, aga kuidas siis sind selles suhtes seltskonnas märgata, et sa oled pigem selline inimene, kes sa oled nagu kohal, sa oled justkui olemas ja
ja see ei ole selline nagu, kuidas ma ütlen, nagu selline karjuvalt nagu väljakutsuv seal, sa lihtsalt oled, aga sa leiad väga lihtsalt inimestega kontakte ja inimesed tahavad sulle väga kiiresti ka nagu ennast avada. ja ja sa oskad kuidagi tajuda seda nagu selle ruumi energiat väga lihtsalt, ilma et keegi sulle midagi seletama peab. et arvatavasti näiteks selline vestlusõhtu või selline nagu ma ei tea, mingi koolitus või noh, nüüd ma räägin juba täiskasvanust on ju, kui sa kuhugi sinna sisse lähed, sa võid üks, kaks, kolm ja sa nagu tajud kõik asjad juba ära, et mis see on. ja sa tundud sageli sellise nagu vaimse targana, et inimene, kes nagu mõtiskleb ja võib-olla noh, vaatab näiteks ühte kohta või niimoodi, et sa ei püüa seltskonnas särada, aga sa justkui siiski särad nagu sisemiselt. jällegi ma ütleksin, et kui sinu näiteks kuu on näiteks number 5, võib-olla näiteks number 3, noh, siis sa oled märtsis sündinud võib-olla või detsembris, siis see on hoopis natukene teine energia, hoopis natuke teine energia, sest see annab kõike nagu veel nagu lisanüanssi, siis sa võid olla just vastupidi, selline nagu särav. aga ma praegu räägin ainult 27-st ja seltskonnas näiteks sa ei räägi palju, aga kui räägid, siis sind justkui kuulatakse, sellepärast et su jutt on nagu hästi huvitav. see ei ole selline lihtsalt blablabla bla, bla. Ja sul on väga tugev selline intensiivne kohalolu. sa oled selline tark kuulaja, aga sa ei otsi tähelepanu. Sinu sees on selline spirituaalne rahu, mis ei vaja tõestust. ja sinu üldse sellised plussid on siis see, et sa oled väga tugevalt intuitiivne, tajud inimesi, nii nagu ma räägin ka number 12 ja 7-test, et nad on väga, number 2 on väga head diplomaadid, väga hästi tunnetavad inimesi, oskab rääkida nagu õigel ajal õiges kohas ja 7 on selline ka väga tugev intuitsioon, aga võib võtta nagu mitu asja korraga nagu kätte, ehk siis see 2 ja 7 trigerdavad natukene üksteist ja täiendavad ka. ja sa oled väga hea suhtleja ja seda võib-olla mitte niivõrd lärmakalt, aga selline nagu rahulikult, et sa oled nagu väga-väga hea diplomaat ja väga hea õpetaja, väga hea vaimne teejuht teistele inimestele. ja sa mõistad erinevaid maailmavaateid. sa ei ole selline, kes nagu hinnanguid paneks või süüdistusi otsiks, et miks see on nii või see on naa, pigem sa nagu otsid täiendust ühest teisest kohast ja sa oskad neid nagu väga hästi nagu kombineerida. ja sa oled ka väga hea kriisiolukordade lahendaja, näiteks kuskil seltskonnas. sa ei ole see, kes kukub kisama või karjuma seal kuskil kohas, aga pigem on see, et sa nagu võtad asja nii, nagu see on ja leiad väga kiiresti ka väljapääsu. ja sul on sügav vaimne taipamine, sa näed mustreid, mida teised ei näe. ja sa oskad ühendada ja rahustada inimesi, eriti neid, kes on siis killustunud või kellel on probleeme iseenda eluga. oled väga hea kuulaja, nõustaja, õpetaja ja sind usaldatakse. ja sa oskad võimendada ka teiste potentsiaali, aga mitte domineerida. ja miinustest siis, mis sul siis võivad olla, ehk siis sa võid olla liialt eraklik ja eriti kui tundub, et maailma on liiga palju sinu jaoks, ehk siis selline nagu kära-kisa ja sa kipud elama rohkem siis vaimses kui maises elus ja unustades ära sellised nagu praktilised vajadused, ehk siis miinuses, mida see tähendab, sa oled võib-olla nagu megaüli selline boheemlaslik, et sul on nagu täiesti chill. muidugi mina ei ole see, kes ütleb, et kas on hea või halb, et igaüks valib nagu oma teekonna, et minu jaoks on kõik okei, et iga inimene saab olla selline, nagu ta on. ja sa kipud ka neelama teiste inimeste tundeid liiga sügavalt enda sisse ja samas ka need nagu läbi elama. et seepärast, et sa oled nagu liiga avatud. sa tahad kõike aidata nagu väga südamepõhjast. ja sa võib-olla ka kardad seda, et sinu sügavust ei mõisteta ja seepärast sa ei julge ennast ka võib-olla näidata. ja võib-olla ka liigne selline eneseanalüüs ja enesesüüdistamine võib ka sinu sees nagu väga tugevalt välja tulla. ja see, nagu ma ütlesingi, et sa võid sukelduda täiega nagu vaimsesse maailma, eriti siis, kui sa oled saanud haiget elus. ja see nagu, mis oli äkki kas number 9-tel see, et see ei ole ka jälle hea ega halb, aga samas on ikkagi nagu mingis mõttes, et sa, kui lähed suhtlusesse, siis sa võtad inimest täiesti nagu selline nagu avatud ja idealistliku nagu nägemuse läbi.
seepärast sa väga palju nagu usaldad protsessi ja siis, kui sa saad haiget näiteks, et see ei olnudki nii, nagu ta alguses rääkis, et siis see võib väga tugevalt nagu pettumust valmistada ja sa võid täiesti sulguda oma maailma. ja lihtsalt jällegi minna sinna oma süüdistusse või enesesüüdistamisesse. aga ametid, mis sulle sobivad, on kirjanik, luuletaja, sest sa oskad nagu sõnu väga sügavalt üles kirjutada, edasi anda, vaimne õpetaja. sa oskad ühendada tunnetust ja mõistmist, terapeut, intuitiivne nõustaja, psühholoog. sa tajud, sul on väga hea kaastunne ja sa oled väga tark. sa näed mingisuguseid seoseid, näed midagi ette ja teadlane ka vaimsetel teemadel. sul on väga hea analüüsimise võime. ja samamoodi see kõik, mis on seotud nagu sellise vaimse kehaliste harjutustega, kas joogatreener või midagi sellelaadset, sest sa oskad väga hästi siduda seda keha ja vaimu. ja soovitus sulle, et õpi jagama oma mõtteid ja tundeid, sa ei pea kõike hoidma endas ja usalda, et su tarkus on vajalik ka praktilises maailmas ja ära eraldu, leia oma hingepere, kes mõistab sind sügavuti. ehk siis see, et igaühe jaoks on kuskil see oma seltskond, kes sind vajab konkreetselt ja luba endal olla nähtav, isegi kui see tundub hirmutav. ehk siis teie, kallid 27-d, palun kommenteerige siia. et see oli minu üks pisikene väike sissejuhatus teist, aga teie sees peitub väga suur sügavus. ja miinustes, mis ma võiksin veel ütelda, mul tuli praegu lihtsalt lupstigi meelde, siis kui mõtlen seda, et kuidas number 2 ja 7 võivad toimetada, on see, et võib olla väga tugev selline manipuleerija ja teiste inimeste ärakasutaja. aga mäleta, et see ei ole konkreetselt sinust, sellepärast see on üks selline miinuskülg. see on nii nagu meis kõigis numbrites on miinus ja plusspooli. aga kommenteerige siia, seepärast et jah. ja 2 ja 7 võivad trigerdada ka niimoodi selle välja, et sa võid olla väga selline laisk ja mitte midagi ei viitsi teha. sul on kõigest nagu täiega poogen. mõtlesin siin seda. aga kommenteerige ja. aga üleüldiselt siis teie 9, 18 ja 27 päeval sündinud inimesed olete siin selleks, et sulgeda ja avada ja andestada ja armastada. ka siis, kui maailm pole alati õiglane. Te olete sellised hingekandjad, tervendajad, õpetajad, kelle tarkus on sündinud läbi tunde, mitte ainult läbi teadmise. ja te rohkem peaksite õppima ütlema ei. see, et kui te tegelikult, teil on selline tunnetusmaailm, te saate aru sellest maailmast hoopis teistmoodi kui meie. ja kui te tajute, et kuskil õhus on elektrit või midagi on nagu valesti, siis teie sisemine kompass ei valeta teile. sest see on nii. uskuge mind. Teie eriti, kes te nagu tunnetate seda maailma hoopis teistmoodi, seepärast, et teie ei pea kõiki inimesi päästma, seepärast, et te põlete ise läbi. ja selleks, et teisi aidata, siis te peaksite ka õppima rohkem ise vastu võtma. et tihtipeale, kui no ma praegu ei räägi ühestki konkreetsest numbrist, aga ütleme siis teie üldiselt siis 9, 18, 27, et te olete nagu loomu poolest hästi tugevad andjad. aga kui te ei oska vastu võtta ja te tihtipeale ka ei oskagi vastu võtta, siis see on nagu tasakaalust väljas. ja see, et näiteks ka kui kuskil perekonnas või seltskonnas, et te näete, et seal on midagi nagu lahti, aga teilt ei paluta nagu abi, siis te ei pea justkui sinna tormama ja neid aitama. lihtsalt oodake natukene nõks ja kuulake, mis situatsioon on, sellepärast et see on jälle nagu see, et seal võib olla kaks poolt. üks, mis tähendab seda, et see nagu aitab sinul jälle üks tase nagu kõrgemale tulla või teine tase on see, et okei, nõksu kiirustasin. 3 punkti, ise saate siit seda nagu edasi mõtelda. et selles suhtes, mis veel, üks väga-väga oluline informatsioon teile 9, 18, 27. Teil on väga tugev tundlikkus, mis viitab ka sellele, et teie sünnikaardi analüüsis on kindlasti seal lisa 9 ja 18. ja see viitab sellele, et te võtate alateadlikult teiste inimeste haiguse nagu enda peale üle. et ma soovitan teil väga tugevalt ennast kuidagi õppima kaitsma, kaitsmistehnikaid on erinevaid. mina ei ole see, kes teile seda ütlema peab ja ei oskagi, sellepärast et mul on mingi oma süsteem, teil on oma süsteemid, õppige ja tunnetage seda oma süsteemi. ja teil tihtipeale on selline võime tajuda seda maailma natuke teistmoodi.
ja see, mida mina siin oma numeroloogia koolkonnas, kus ma siis olen käinud, siis ütlen niimoodi, teil on kategooriliselt keelatud kuritarvitada seda maailma negatiivselt. õppige rohkem positiivsust iseenda suhtes, sest olete enda puhul kõige suuremad kriitikud. Ja jagage seda puhast armastust ja usaldage seda maailma nõksu teistmoodi, mitte läbi roosade prillide, vaid lihtsalt nagu reaalselt jalad maas. Ja see, et kui te olete suhetes, ükskõik mis suhetes, siis oma elukaaslasega, oma partnerlussuhtes või siis töös suhtes, ütleme see, et kus on kollektiiv, siis ka, et ärge kippuge ennast puruks jooksma ja teiste eest asju ära tegema, vaid pigem see moment, et kui sa oled juhtiva positsiooni peal, siis seda enam nagu delegeerima rohkem ja mitte kontrollima. Ja haiguste suhtes ja tahan teile tähelepanu pöörata, sest teiesuguseid 9, 18, 27, teiesuguseid siis teie numbritega on tihtipeale siis kuskil haiglates tööl, kuskil sotsiaalvaldkonnas üleüldiselt, teiste inimeste aitajad ja see on väga õige koht, kus te olema peate. Aga seal on vaja ennast siis turvata selle osaga, et ei võta teiste inimeste probleeme ja haigusi enda kanda. Vot, väike selline moraalilõik teile siia. Ja, aga teate, mis, kallid sõbrad, mina tänan teid kuulamast, mina tänan teid kõiki, kes on kanalit tellinud ja isegi teie, kes te ei ole kanalit tellinud, siiski ma tänan teid ka, et te käite ja vaatate seda. Ja üks selline suur südamesoov on see, et kommenteerige siia ja täiendage neid osasid, seepärast et see on üks osa, mida mina panen siin läbi oma õpitu teile siia ülesse. Aga numeroloogia lähenemismeetodeid on väga palju, et see on üks käputäis, mida ma seda teen siin teile kõigile avalikult vaatamiseks. Et areneme koos selles maailmas. Et samuti kutsun teid siis sinna suletud Facebooki gruppi osalema. Et seal jookseb ka informatsiooni, sinna ma panen mingeid testikesi vahepeal ja mis siis veel. Ja kutsun liituma teid uudiskirjaga. Meil on nüüd kodulehekülje peal tulnud selline aknakene, et uudiskirjaga siis saate selliseid teatud, kas mingisuguseid vestlusõhtu informatsiooni või mingi koolitus, mis siis välja tuleb. Et ma luban, et ma ei hakka teid seal iga päev kiusama nende kirjakestega, aga sellised olulised asjad ikka tulevad teieni. Et suur tänu, et oled olemas ja hoiame üksteist ja loomulikult ka jagage seda informatsiooni. Olen sellele ka väga tänulik. Tegas midagi. Tšau, tšau. Merike numbrite keel.